No nii, umbes kilomeeter. Sinna selja taha jääb Männikjärv. Ja proovime leida nii palju prügi siit raja pealt, kui vähegi suudame. Kuigi siin on alati nagu tulemus üsna hea. Nagu selles mõttes, et prügi on vähe. Aga vaatame. Viskan selle kaamera endale otsa ette ja loodan, et kõik läheb nii, nagu ma plaanin ka. No nii, puisniidul on siis kaardi peal nimega Salu. Siis siit tulime, vuta. Siiani. See taristu on kõik ilusti korda tehtud. Ja mis nagu hea uudis on, et null prügi. Täiesti null. Aga ega ma polegi kunagi kaheld, et matkajad on normaalsed inimesed, aga siit Salu juurest saab siia Endla järve äärde. Seal on siis RMK maja, kus need kalamehed ööbivad aeg-ajalt. Lähen vaatame, mis sealne seis on. Ja. Nüüd oleme jõudnud siia. Viimati olime siin 10. aprillil ja siis me tegime siit video ka RMK-le, sest et siis oli mingi räme bardakk siin ümber maja. Aga nüüdseks on seis palju parem. Täitsa inimese moodi kõik. Kuigi jah, siin katuse all veel natukene sodi on. Seda maja renoveeriti. Siis õigesti mäletan, siis selle aasta numbri sees on natukene ehitusmaterjali, mis siis sellest ehitusest järgi jäi. Aga noh, see las olla, keda see segab. Aga vana ahi näiteks ja vana uks jätkuvalt vedelevad siin. Millest ma nagu täpselt aru ei saa. Aga noh, Endla. Vaat, selline koht. Vaat, selline välja Endla järve. Kunagi ammu sai siin käidud kõvasti siin majas. Ja see puisniit või siis see salu kunagi korrastati siis suuresti tänu noortele kotkastele ja kodutütardele. See oli siuke rühm nagu vaimaste rühm. Ja siis me käisime siin majas igast hea korra töid tegemas. Talveks puid ja
hoidsime lihtsalt maja ümbrust korras. Aga noh, siis olid teised ajad. Nüüd enam ma ei tea, kas üldse tohib, kas üldse lapsed tööd teha tohivad. Jah, kiida veele. Selle prügiga jah, niisugune asi on, et kui sa seda ei näe, siis seda pole. Aga ehk siis puukuuri taga olevat prügi me ei näe ja seda pole olemas. Nii, 9 kilti käidud. Selja taha sinna jääb Linnussaare raba ja siis sinna ettepoole jääb Männikjärve raba. Linnussaare raba on reservaat. Seal keegi käia ei või. Aga ma tean, et seal on üks kihvt koht nimega Kauri järv. Ise käinud ei ole, aga on kuulnud, et väga ilus koht on. Seal nimelt linnud pesitsevad, kui õigel ajal lähed. Ja boonuseks on seal miljonites põdrakärbseid. Aga rõhutan, et ise käinud ei ole. Olen ainult kuulnud, sest ja reservaadis käia ei tohi. Aga prügi 0 ja see on hea. Nii peakski olema. Igal pool, vähemalt Eesti looduses, ma ei tea, seal piiri taga tehku mis tahavad, see mind ei huvita. Aga okei, hüva. No nii, ja kui hästi näha on, aga siit me tulema hakkasime. Siit niimoodi siia ja siis siit tagasi siia. Ja nüüd on veel viimane lõpp jäänud. Ja pisui 10,5 kilomeetrit. 10,5 kilomeetrit. No siit on natuke minna ka, ikkagi siuke 11 kiltsa tuleb kokku. Ja jätkuvalt positiivne uudis on see, et prügi pole mitte üldse. See on küll super. No jah, seal maja juures natuke oli, aga tean siin mingi vahe kalamehed ütlesid, et ei ole ilus kalamehi süüdistada. Ei tea jah, kes see sinna siis seda prügi viis. Aga noh, vahet ei ole. Fakt on see, et prügi seal on ja juba jupp aega. Aga me paneme selle video üle pika YouTube'i. Ja üks kõige lihtsam toetuse viis ongi see, et kui sa tellid YouTube'is meie selle kanali, siis seal mingisugune 1000 tellija pealt vist äkki hakkab küll mingid reklaame vahele viskama, aga no pole hullu. Kannatate ära. Kõigepealt on vaja muidugi 1000 jälget kokku saada. See tundub ka pea võimatu. Võt, aga selline see Männikjärve rada on. Igal juhul soovitan inimestel looduses liikuda. Ei võta tüki küljest ära see 11 kilomeetrit. Pigem annab jõudu ja jaksu juurde. Nii et tšau, paka!